Mul on hea meel tervitada sind täna Eluilu terviseseminaril. Mina olen Kaia Kardma, holistiline nahaspetsialist ja oleme täna siin koos Tiivi Häidega, kes on ämmaemand, naiste seksuaaltervise spetsialist, naise elukaare tervise ekspert. Siia võiks neid tiitleid jagada küll ja veel. Ta on pühendunud naise tervisele tänaseks juba üle 14 aasta. Ehk siis kõik need teadmised, mis täna sulle siit tulevad, kindlasti ei saa me siia pakkida kokku kõike, mida peaks ühe naise heaolu kohta teadma, aga esimesed sammud hakkavad alati esimesest sammust ehk siis kübe haaval katsume me sulle tegelikult pikema aja jooksul siis läbi erinevate terviseseminaride kindlasti põhjalikumalt iga kord järjest veidi süvenenumalt naise tervise kohta arusaamist anda, selleks, et sa oleksid teadlikum ja oskaksid oma elus paremaid valikuid teha. Nii iseenda kui naisena ei ole nagu midagi öelda ka oma pere heaks tegelikult. Ehk siis, Tiivi, ole hea. Räägi mõne sõnaga ise, mida sa oled teinud, miks see naiste tervis sind nii väga kõnetab ja saad sujuvalt siis minna oma teemasse nii-öelda sisse. Aitäh sulle! Ja aitäh selle toreda sissejuhatuse eest. Ma ei teagi, miks see naiste teema mind kõnetab, eks see käib kaasas selle elukutse valikuga, et kuidagi on see läbi erinevate elukogemuste võib-olla minuni jõudnud ja kahtlemata ka see, et ma ise olen naine, et siis olen ilmselt tundnud võib-olla huvi rohkem naiste teemade vastu, eriti sellisel kasvamisperioodil ja murdeea perioodil ja ühel hetkel taipasingi, et ämmaemandus võiks olla see valdkond, kus ma saan nagu naiste tervisega tegeleda süvitsi. Ja kannab see mind siiamaani, et selles mõttes see huvi ei ole kuskile kadunud ja vastupidi, et minu meelest nagu järjest põnevamaks läheb. Tänased teemad, et me oleme ju välja hõiganud seda, et mitte ainult naiste tervis, vaid ka laste tervis on meil siis fookuses ja ega kus see naine alguse saab, et samamoodi lapsena kasvades, arenedes ja kuidas seda siis kõige parem oleks toetada. Et neid teemasid siis vaatame. Aga ma jagan ka enda ekraani kohe, vaatame, et mis me siis oleme tänaseks valmistanud ette. Mõtleb nüüd pikalt siin natukene, nagu ikka tehnilised teemad. Ja kui tekib vahepeal küsimusi, siis ole hea, jäta julgelt oma küsimus, kas siis Facebookis grupis kommentaarina, hoiame siin ka pilku peal või tegelikult grupis on olemas ka Zoomi link, kus sa saad meiega nii-öelda liituda ja tulla otse siia Zoomi ka. Ehk siis küsi kohe küsimused, kus sa oled ja siis piilume neid ka lõpupoole. No nii, ootame veel siis. Enne toimis kõik ilusti, aga vaatame. Et võib-olla veel nii kaua, kuni ta siin mõtleb, et kuidas ma olen kokku puutunud siis naiste ja perede võib-olla erineva sellise toetusnurkadega, ongi minu töökogemus, et olen töötanud nii sünnitustoa ämmaemandana kui tegelikult ka sünnituseelses osakonnas, sünnijärgses osakonnas. Samuti on hästi sellised võib-olla seksuaaltervise teemad olnud südamelähedased, kus olengi kokku puutunud rohkem siis laste ja noortega, ehk siis koolis selliseid seksuaalhariduse nagu täiendloenguid läbi viies ja see on jah, ütleme selline fookus olnud. Nii, aga nüüd tundub, et vist on tulnud. Et ütle Kaia ka igaks juhuks, et kas Oled ilusti nähtav, ja vaatab, kas jagan sinu. hakkab liikuma ka, et siis oleks super. Nii.
et emade väikelaste tervis siis täna fookuses. Nii nagu teemakäsitlustes välja oleme hõiganud, räägime siis natukene sellisest immuunsüsteemiga seotud aspektidest ehk et iseärasustest tegelikult nii vastsündinu imiku kui ka väikelapse eas, et me teame, et need eaperioodid on sellised kiiresti üksteiselt üle minevad, aga jah, võib-olla siis jõuame lõpuks välja siis väikelapse ikka ja natukene ka toitumise väljakutsetest või üldse tervishoiu väljakutsetest, mis puudutab siis ka vanema enda tervist näiteks ja erinevad toitumisega seotud sellised sagedasemad probleemid ja toitainete defitsiidid. Nii. Nüüd toetab edasi. Et mis need sellised nagu põhiväljakutsed seoses tervisega võiksid olla emadel peredes üldiselt, on teada, et lapsed arenevad väga kiiresti ja pideva sellise arengu ja muutuvate vajadustega kohanemine võib olla väga väljakutsuv ehk et meil juba võiks olla enne lapsevanemaks saamist teatud teadmised, sageli neid ei ole, et õpitakse kuidagi nii-öelda käigu pealt, et mida siis laps teatud nii-öelda eaperioodidel vajab, et ta saaks võimalikult parimad tingimused füüsiliseks kasvamiseks, emotsionaalseks arenguks ja nii edasi. Mis veel väljakutseks võivad olla? Sellised rutiinsed tervisekontrollid, mis on ju igati toredad ja toetavad, kui laps kasvab hästi, areneb hästi, et siis me saame sellist kinnitust, eelkõige siis ma räägin perearsti ja pereõe visiitidest. Esimesel eluaastal neid tihedamalt tehakse, aga mõnikord need võivad tuua ka kaasa sellist ärevust, eriti just siis, kui ilmneb mõni kas lapse kasvuprobleem või on arenguga seoses mõningaid selliseid küsimusi, millele vastuseid kohe ei tule ja jäädakse siis olukorda jälgima. Ja noh, kahtlemata ka päris sellised haigestumised, haigustega siis toimetulek, eriti esmakordsetel vanematel võib see olla keeruline ja väljakutseid pakkuv ja suuri siis nagu murekohti nii-öelda tekitada. Väljakutseks võib olla orienteerumine infos, mis puudutab lapse vaktsineerimist, sest me teame, et on päris palju vaktsiinvälditavaid haiguseid, mille vastu meil Eestis siis on olemas riiklik immuniseerimiskava, aga levib ka paraku sellist mittetõenduspõhist informatsiooni internetis, sõltuvalt sellest siis, kuhu internetileheküljele oma otsingutes satutakse, samuti sotsiaalmeedias võib levida väga eksitavat informatsiooni, et väljakutse võib olla siis selles infos orienteerumine. Ja mis seal salata, ema tervis on seotud lapse tervisega, lapse tervis on seotud ema tervisega, et ikka kipub olema niimoodi, et väikeste laste kõrvalt ema enda tervis jääb tahaplaanile. Et alates siis unepuudusest, kuna me teame, et väikelapsed tegelikult ka, aga enne seda vastsündinud ja imikud ärkavad sageli ka öösiti mitmeid kordi, vajavad toitmist, mähkmevahetust ja nii edasi. Et kõik see võtab nii-öelda oma lõivu. Vanema enda tervisest siis võib toitumist mõjutada, tegelikult ka selline sünnitusjärgne kehakaalu nii-öelda ikkagi kõikumine, tasakaal ei ole veel taastunud, eks ole, see võtab kõik aega ja see võib siis olla ka väga suureks väljakutseks lisaks sellele, mis nagu lapsed ja laste tervis meile pakuvad. Väga paljude perede jaoks võib olla väljakutseks ka toetussüsteemi siis puudulikkus või nii-öelda, et see toetussüsteem ei ole nii tihe, et me räägime siin teistest pereliikmetest, aga ka laiendatult sõpradest, ühiskonnast, nii-öelda külast selle pere ümber, kes saaks seda pere ja ema ja isa siis toetada ja annaks ka võimaluse seeläbi võib-olla, kui me räägime ema tervisest, et emal enda tervisele fookust panna, et ongi nagu tihe tegelemine lastega või lapsega
ja enda siis heaolu jääb tahaplaanile. Informatsiooni osas juba tegelikult mainisin, et lihtsalt jah, see, et allikad, milleni me jõuame, et nende usaldusväärsust kindlasti tasuks kontrollida, et kahtlemata on usaldusväärsed sellised infoallikad, mis on siis nüüd meil näiteks riiklikult toetatud a la ongi siis näiteks Tervise Arengu Instituudi veebilehed ja nii edasi, et mitte siis sellised päris suvalised või võib-olla sotsiaalmeediagrupid. Ja muidugi infot tasub ka kontrollida, et kindlasti tasub kontrollida oma pere tervisespetsialistidega ehk siis näiteks pereõde, perearst, ämmaemand, miks mitte ja nii edasi. Kui me vaatame edasi lapse tervise seoseid, siis ema tervise ja immuunsusega, siis me saame alguse oma arengus põhimõtteliselt siis ühest või kahest rakust, eks ole. Ja kõik see, mis meiega toimub ema-üsas raseduse ajal, on väga oluline meie immuunsüsteemi arenguks, et kuidas see on toetatud või milliseid nii-öelda nõrki kohti seal võib välja tulla. Ja ema raseduse ajal siis põetud erinevad haigused, terviseseisundid, need võivad olla raseduse spetsiifilised, aga ka mitte, et üldhaigestumised, näiteks gripp, võivad siis oluliselt mõjutada ka loote tervist ja heaolu nii siis raseduse ajal kui ka sünnitusjärgselt vastsündinul ja imikul. Ja ema toitumine raseduse ajal, vitamiinide tasakaal, et kui vaadata nüüd mõnda ainet konkreetsemalt, siis foolhappe on hästi teada-tuntud, vitamiin D, raud, natuke vaatame neid ka hiljem, on siis võib-olla sellised, mis ka hästi oluliselt mõjutavad loote immuunsüsteemi arengut ja hästi oluline on ka siis ema tegelikult mikrobioom, eelkõige siis soolestiku, aga ka nahal on meil mikrobioom. Et siis läbi selle, milline see mikrobioom on, mõjutab ka edaspidi lapse mikrobiomi arengut. Ja ema toit, seehulgas, kas ta tarbib piisavalt nii-öelda näiteks prebiootilisi kiudaineid, taimset toitu, asendamatuid rasvhappeid, et kõik see mõjutab siis ka mikrobiomi tervist ja nii-öelda raku tervist terviklikuna. Nii, vaatame natukene, ta jälle mõtleb siin kaua mul. Siis kindlasti, nii nagu me teame, et tervislikud hügieeniharjumused on need, mis aitavad meil vältida haigestumist, mis puudutab siis keskkonnas saadavaid patogeene ja samas ei saa me hoida ennast nii-öelda steriilses keskkonnas ehk et kui nüüd laps on sündinud, siis on oluline järk-järgult võimaldada tal nii-öelda tervemõistuslikult kokku puutuda ka keskkonnaga ja erinevate siis mikroobidega, erinevate inimestega, et arendada seda immuunsüsteemi, et see peaks olema järk-järguline, et ei tasu ka kohe esimestel sünnitusjärgsetel päevadel suuri külastusi planeerida, aga jah, niimoodi siis pereringist lähemalt tasapisi kaugemale see kokkupuude võiks lastel olla. Ja ema enda vaimne ja füüsiline tervis mõjutab samamoodi siis immuunsüsteemi arengut lastel, on leitud uuringutes. Ja kõlab loogiliselt, et kui ema enda immuunsüsteem on tugev, et siis tõenäoliselt suudab ta paremat kaitset pakkuda ka nii raseduse ajal lootele kui siis ka peale sünnitust vastsündinute ja imikute ja väikelapse perioodil. Nüüd, mis roll on mikrobioomil immuunsüsteemis? Et see roll on väga oluline. Võib öelda, et suurem osa meie immuunsüsteemi toimimise saladustest peitubki meie mikrobiomis, muidugi ka raku tervises, aga mikrobiomis seeläbi, et puutudes kokku siis erinevate mikroobidega nii loote, vastsündinu, imikueas ja nii edasi, et see kõik aitab meil koolitada meie nii-öelda immuunsüsteemi, et me suudaksime eristada tulevikus siis selliseid kahjulikke mikroobe
ja meie enda nii-öelda kehaomaseid võib-olla kudesid, aga tegelikult ka neid mikroobe, mis on meile head ja kasulikud ja vajalikud. ehk ongi oluline treenida sellist nii-öelda tolerantsust või taluvust nende mikroobide osas, mis on meile väga eluliselt tähtsad ja samas siis ka et meil ei tekiks nagu liigset reaktsiooni ja autoimmuunhaiguseid. Et meie keha ei hakkaks kuidagi siis nagu iseenda vastu töötama, mis puudutab haiguseid. Kaitse patogeenide vastu, et kahtlemata terve mikrobioom, eriti siis soolestikus, loob ka sellise füüsilise barjääri justkui, et me võime kokku puutuda ikka näiteks toidu ja joogiga erinevate mikroobidega, võib-olla lihtsalt ka käe kokkupuutes suuga, aga et need nii-öelda kehvad mikroobid ei saaks meil organismi sattuda võib-olla ka vereringesse, et siis selline soolestiku barjäär heade mikroobikoosluste nii-öelda läbi on hästi oluline. Ja põletikureaktsioonis samamoodi, et kui meil on terve mikrobioom ehk et seal ei ole väga suuri puudujääke ja me oleme osanud toetada enda mikrobiomi, siis me suudame ka erinevate organismi põletikega paremini toime tulla, mis on siis hästi oluline just krooniliste haiguste ennetamiseks, ka näiteks südame-veresoonkonna haigused. Ja on leitud siis ka seda, et mikrobiomi nii-öelda ülesanne on toota ka selliseid nii-öelda signaalmolekule, mis aitavad siis meie immuunrakkude aktiivsust tõsta ehk et pakkudes siis läbi selle ka lisakaitset haigestumiste korral. Nüüd, mis iseärastused on siis immuunsuses imiku ja väikelapse eas, et väga loogiline on, et kui me areneme läbi lapse ja täiskasvanu ikka, et siis ka meie nii-öelda immuunsus ja kõik see eelnev mikrobioom on arenemas ehk et meil ei ole veel päris sellist täiskasvanutega võrreldavat immuunsüsteemi toimimist, et me oleme just lapseeas siis vastuvõtlikumad erinevatele haigustele ja ka meie immuunsüsteemi mälu ei ole nii hea, ehk et me võime teatud haiguseid põdeda korduvalt, et meil ei teki sellist pikaaegset kaitset siis näiteks mõnede nakkushaiguste suhtes. Mis on võib-olla positiivne, on see, et ütleme, see vastsündinu eaperiood ja ütleme, esimesed kuskil ka 3–6 elukuud võib olla teatud kaitse, siis passiivne kaitse läbi selle pagasi, mis me saame emalt raseduse ajal ja sünnitusega kaasa, et ka see siis aitab hoida jah, kaitset teatud haiguste eest, aga see on ajas nõrgenev ja see sõltub ka sellest, mis oli siis ema kaitse ja milliseid näiteks vaktsineerimisi ema on siis eelnevalt teinud, millised antikehad tal on olemas ja nii edasi. Kui kunagi arvati, et loote nii-öelda keskkond ema üsas on suhteliselt steriilne, siis juba mõnda aega tagasi on see nii-öelda uuringutega ümber lükatud, et lootel kindlasti on oma mikrobioom olemas. Küll aga ei ole see nii mitmekesine, nagu on siis juba sündinud lapsel ja muidugi see areneb, eks ole, edasi. Aga võrreldav on ta siis natukene ema mikrobiomiga ehk et see põhipagas, mis me saame, lihtsalt ta ei ole jah, nii võib-olla rikkalik. Hästi palju mõjutab lapse mikrobiomi sünnitusviis ehk et kas laps on siis sündinud loomulikul teel, läbinud ema nii-öelda loomulikud sünnitusteed ja saanud sealt kaasa oma esimese suure nii-öelda koguse sellist mikroobi infot, siis ütleme niimoodi. Või siis laps on sündinud keisrilõikega, mille puhul on jällegi uuringutega leitud, et sellise esmase nii-öelda mikroobide asustuse saab siis laps hoopiski ema nahalt ja võib-olla ka haiglakeskkonnast, tervishoiutöötajatega kokkupuutes ja nii edasi. Et see erinevus siis nendel lastel, kes on sündinud loomulikul teel ja keisrilõike teel, et nende mikrobiomis võib olla päris märkimisväärne. Nii, siis hästi oluline teema on ka imetamine, noh, mida me kõik, eks ole, teame, et ema rinnapiim on lapsele loomulikuim toit ja parim toit.
aga ka sellel on siis hästi oluline roll just mikrobiomi arengus et me saame toetada rinnapiimaga ütleme siis soolastiku mikrobiomi seeläbi, et me anname talle neid häid toitaineid nendele headele mikroobidele, mida siis nad kasutavad ka selleks, et oma populatsiooni kasvatada seal soolestikus ja seeläbi meid siis paremini kaitsta. Lisaks on leitud, et rinnapiimas on näiteks immuunglobuliine, valgevereliblesid, mis siis näiteks konkreetselt mingite põletike puhul aitavad lapsel seda nii-öelda kaitsereaktsiooni siis läbi viia ja rinnapiim ikkagi on nagu elustoit, et kõige rikkalikum ja kõige loomuomasem siis inimliigile on oma ema rinnapiim. Et uuringutega jällegi leitud, et need lapsed, kes saavad siis ema rinnapiima, et nende mikroobikooslus on rikkalikum kui nendel, kes ei saa. Antibiootikumide kasutamine, et on ju olukordi, kus juba vastsündinud vajavad mingil põhjusel antibiootikumravi või siis ka imikud hiljem, väikelaste east ma ei räägigi, et antibiootikumid kahtlemata mõjutavad meie mikroobikooslust, hävitades siis muuhulgas pahade bakterite kõrval ka meie häid baktereid ja see siis mõjutab ka meie toimetulekut erinevate haigustega, eriti ka siis selliste põletikuliste soolehaigustega ja võib-olla ka kaitset allergiate eest näiteks. Meie keskkond, meie toitumine, et kõik see, millega me puutume kokku meist väljaspool ja meist endist seespool või mida me endasse viime, et siis see mõjutab meie mikroobi kooslust. Mis veel võib olla oluline teada, et millised on immuunsuse iseärasused võib-olla sellistest füüsilistest iseärasustest tulenevalt, et vastsündinute imikute limaskestad on küllaltki õhukesed ja neil ei ole sellist kaitsevõimekust, nagu siis on täiskasvanutel, mis tähendab seda, et me olemegi vastuvõtlikumad siis just, mida väiksemad me oleme, erinevatele nakkushaigustele, eriti siis hingamisteede nakkustele, aga ka soolestikunakkustele. Ja võib-olla ka see, et kuna meie immuunsüsteem on arenemas, siis meil võib juhtuda just väikelapse eas, imikueas sellist nagu ülereageerimist ehk et keha reageerib haigustekitajale, aga ta teeb seda nagu liiga ägedalt ja võivad siis sellise haiguse puhul, mida võib-olla täiskasvanu põeb kergelt, see võib siis osutuda lapsele väga nagu raskeks haigestumiseks ja ka näiteks kõrge palavikuga kulgevad haigused, et me teame, et just imikutel on suurem risk kõrgete palavike tekkeks haiguste ja infektsioonide ajal, et siis võib see tuua kaasa omakorda riske näiteks lapse ajule ja nõuab kõrgendatud tähelepanu, et seda kõrget palavikku siis kiiresti nii-öelda alla saada, et näiteks palavikukrampе ei tekiks lapsel. Ja et juba mainisin, ülemiste hingamisteede infektsioonid ongi võib-olla sellised kõige sagedasemad ja mis veel ongi nagu oluline teada, et mida väiksem on laps, seda ka kitsamad ja väiksemad on tema näiteks hingamisteed ehk siis kõik sellised põletikulised haigestumised suurendavad riski, et lapsel tekivad hingamisraskused, näiteks tugevad limaskestatuursed, eks ole, ninaneelus ja nii edasi. Ja on risk siis näiteks ka kergemini kõritursete tekkeks, et täiskasvanutel üldjuhul seda väga kergesti ei teki, aga väikestel lastel võib siis ka kerge haigestumine justkui tuua kaasa sellised tõsised sümptomid ja kiire sekkumise vajaduse. Ja kõhuteemad ehk kõhulahtisus, sooleinfektsioonid, väga sagedased probleemid, mille tõttu just lapsed võivad sattuda ka haiglasse, sest et neil võib siis tekkida vedeliku puudus, eluohtlik ja jällegi, millega siis kodukeskkonnas on raske perel ise toime tulla. Ja no ma panin siia ka selle vaktsineerimistest tulenevad reaktsioonid, aga siin peab mõistma seda, et kuigi lapsevanematele ja perele nad võivad tunduda sellised
nagu haigustunnused, siis tegelikult see on loomulik reaktsioon sageli sõltuvalt nagu vaktsiinidest, mis näitabki seda, et immuunsüsteem nagu õpib selle patogeeniga toime tulema ja õpib seda informatsiooni, et kui ta nüüd päris haigestumisega kokku või päris haigustekitajaga kokku puutuks, et siis ta oskaks reageerida nii hästi ja kaitsta seda last, et selline kerge kehatemperatuuri tõus, kerge süstekoha turse ja valulikkus on küllaltki sage kõrvaltoime ja justkui nagu, no mitte ootuspärane, keegi me ei oota, et lapsel oleks ebamugav, aga see on siiski mõistetav, miks see nii toimub, et sedasi vaktsiinid töötavad. Raskeid kõrvaltoimeid esineb harva. Siis toitumine, mis hästi oluliselt seotud, eks ole, siis meie immuunsüsteemiga ka, et juba mainitud, et rinnapiim on hästi oluline, aga nüüd ka kasvamise seisukohalt, et kui meil on võib-olla ütleme siis lapsed, kellel mingil põhjusel, kas see toitmine ei ole piisav, kas toitmissagedus ei ole adekvaatne või on mingil põhjustel ei ole ema rinnapiima piisavalt või noh, mis iganes, seal võivad olla ka ema haigustega seotud asjad taga, siis laps võib jääda nii-öelda puudusesse elementaarsete ainete osas, vitamiinid, mineraalid ja nii edasi, ja ka siis meile liigiomased nii-öelda kasvufaktorid ja immuunsüsteemi tugevdajad, et jällegi see mõjutab tervist. Rinnapiim on parim, aga kui rinnapiima ei ole võimalik anda, et neid juhtumeid ju on ka, et me mõistame seda hästi, siis tuleb jälgida, et piimasegu saaks valitud lapse eale vastavalt, lapse vajadusele vastavalt ja jälgida ka seda, kuidas ta siis selle seedimisega toime tuleb, et vajadusel konsulteerida lapse siis perearsti, pereõega, leida sobivamad lahendused, et laps oleks nii-öelda, tema kasvamine oleks hästi toetatud. Probleemiks võib osutuda ka liiga varajane lisatoiduga alustamine, et Maailma Terviseorganisatsiooni soovituste kohaselt tegelikult, kui laps on ainult rinnapiimatoidul, ta kasvab ja areneb ilusasti, siis ei ole vajalik otseselt lisatoiduga alustada enne 6. elukuu nii-öelda täitumist, et võib tulla erisoovitusi loomulikult perearstilt juhul, kui on mingisuguseid kasvuprobleeme, aga pigem jah, see annab nagu ka pikaajalises mõttes kaitse teatud krooniliste haiguste suhtes. Ja räägimata ka siis ema enda kaitsest imetamise puhul, et ka ema tervisele on see kasulik. Ja võib-olla ka liiga vara selliste eriliste toitude lisamine, et mis on sellised tüüpilised allergeenid, et ma neid praegu mainima ei hakka, aga seda siis tasub ka arvesse võtta, et mis võiks tekitada potentsiaalselt liiga vara alustamise korral seedeprobleeme või allergiaid, et neid siis pigem vältida, lükata natuke edasi. Probleemiks võib olla laste valikuline söömine, toidueelistused, tegelikult siis alates sellest hetkest, kui lisatoiduga alustatakse. Et ma tean, et see on ka üks põhjus, miks sageli perearstid võib-olla soovitavad alustada seda lisatoitu andmist varem kui 6 kuud. Ehk et see võiks aidata vältida nii-öelda võib-olla siis maitse-eelistuste probleemide teket, et tutvustada juba natukene varem erinevaid maitseid lisaks rinnapiimale või piimasegule, et siis lapsel tekiks juba see nii-öelda soov proovida rohkem erinevaid asju ja tema toiduvalik muutuks mitmekesisemaks. Aga jah, et siin sõltub ka hästi palju sellest, et kuidas see pere toitumine ja kõik on, et võib olla väljakutse. Väikelaste puhul võib olla teinekord väga suureks probleemiks toidu nii-öelda valikuline söömine, et süüaksegi kas teatud konsistentsiga, teatud värvusega, mis iganes teatud vormis, teatud viisil serveerituna ja muid asju siis välditakse ja kui vanemad ei ole ka ehk liiga järjepidevad sellel pideval nii-öelda pakkumisel, eeldades, et laps niikuinii keeldub, et siis ta tegelikult ei ole ka võimalus harjutada selliseid häid harjumusi oma toidu mitmekesisust laiendada.
ja probleemiks on sageli ka siis kas üle maitsestatud soola ja suhkruga toidud või alustatakse liiga vara. Et esimesel eluaastal tegelikult lisatud suhkrut ja soola võiks kindlasti vältida, et ennetada siis tõsiseid terviseprobleeme lapsel siis hiljem. Sagedasemad toitainete defitsiidid toon välja mõned, et väga sageli üle maailma tegelikult esineb rauadefitsiiti just lastel, mis võib siis põhjustada rauavaegusaneemiat ja see kahtlemata omab suurt mõju siis lapse kogu füüsilisele ja kognitiivsele arengule ja ka immuunsüsteemi arengule ja selle toetamisele. Et jah, rauarikkaid toite siis varakult menüüsse tuua, seda sageli ka siis perearstid kontrollivad, et mis see hemoglobiini näit näiteks on, et kas on vaja kuidagi lisa toetada või siis on seda piisavalt. D-vitamiin põhjapiirkonna inimestena me teame, et päikesevalguse aega meil piisavalt aastas ei ole, et muul ajal me kindlasti vajame ise ka lisana seda juurde, aga vastsündinud siis praktiliselt sünnist saati igapäevaselt läbi siis kogu lapse eaperioodi võiks see siis olla vastavalt nendele vajadustele siis õigetes doosides ja täiskasvanutele siis oma vajaduste järgi. Siis vitamiin B12 on teada, et on seotud erinevate arenguhäiretega ja närvisüsteemi toimimise probleemidega, et ka see võib siis olla ja eriti suureks probleemiks just nendel, kes saavad valdavalt siis taimetoitu või siis on välja toodud ka piimavalgu talumatusega lastel. Et sageli me saamegi võib-olla B12 vitamiini just sellistest tänapäeval rikastatud toitudest, ka piimatoodetest ja muudest, et võib olla probleemiks kaltsium, mis on oluline luude arenguks nii lapseeas kui tegelikult ka siis tugevad luud lastel on ju tugevad luud täiskasvanutel, et see seos ka, et hoida ka siis nii-öelda juba ette vaadates luude tervist on vajalik saada piisavalt. Nii, siis foolhape, seda juba ka eelnevalt mainisin seoses rasedusega, et on juba nagu ennetuses hästi oluline, et raseduse ajal ema saaks piisavalt või võtaks juurde, et vältida siis selliseid närvisüsteemi füüsilisi arenguhäireid ja, ja, ja sageli siis jah, vaja ka nagu lisana või lisanditena juurde, kui seda toiduga piisavalt ei saa, et selle koostist või selle sisaldust võiks natukene kontrollida. Siis oomega-3 rasvhapet, eriti siis EPA ja DHA defitsiit on sage ja mõjutab nii aju, närvisüsteemi kui silmade arengut, aga tegelikult ka palju-palju muid asju ka täiskasvanutel. Ja eriti suur probleem võib olla siis ka toidus oomega-6 rasvhapete liig võrreldes siis oomega-3 rasvhapetega, et mis annab sellise põletiku fooni. Tehnika töötab täna väga aeglaselt. Siis mis väljakutsed emal endal, et tegelikult väga sageli me näeme, et võib olla raske ise regulaarseid nii-öelda toitumisaegu leida, ehk et me sööme, mina kaasa arvatud, praegu väikese lapse emana olen taas seda tajunud, et sööme möödaminnes suvalistel aegadel. Võib-olla jääb ka roll justkui nagu koristada nii-öelda lapse söögijääke, on ju, et kui endal ei ole aega uut portsu soojendada ja päriselt korralikult süüa, siis ma söön selle lapse toidu lõppu ära, on ju. Et mis ei ole nagu pikas perspektiivis väga jätkusuutlik, et sellised toitainete defitsiidid võivad olla sarnased, aga jah, see on nüüd siis hästi konkreetselt sõltub sellest, kuidas me suudame tagada enda sellise toitumisregulaarsuse, värvilise toidulaua ja mitmekesise toidulaua ja nii edasi. Ja sageli võib siis olla ka immuunsüsteemi nõrgem kaitse väikelaste emadel, et
Ja kui me ise oleme haigustele vastuvõtlikumad, siis jah, me saame näiteks rinnaga toitmise puhul anda jätkuvalt kaitset lapsele, võib-olla laps ei haigestu, aga me ei saa selles ka nii-öelda päris kindlad olla, et võib ikkagi olla, et on haige kogu pere. Jah, et loo moraal, hoides tervist, hoiab tervis meid. Mina soovin küll väga jõudu selles, et leida tasakaal siis iseenda tervise jälgimise väljakutsetel ja siis lapse tervise toetamisel. Ja kasutatud kirjandust ka veel päris hulganisti ja lõpetan siis praegu siinkohal jagamise. tänan sind, Tiivi, selle väga põhjaliku ja sellise mõnusalt laiapõhjalise ülevaate eest, sellepärast et selleks, et oleks võimalik minna detailsemaks, peab tegelikult tegemagi alguses natukene selgeks endale selle üldpildi. Ehk siis mul on hea meel, et Tiivi siin nii-öelda selle toitainete tasakaalu poole juures nii-öelda natukene nagu mulle järje üle andis. Ehk siis ma hea meelega räägin veidi põhjalikumalt sellest toitumise aspektist just nimelt sellepärast, et selline nahatervis on miski, millega tegelikult puutuvad väga sageli väikeste laste emad kokku, kas iseenda selliste murekohtadega või siis seoses lastega. Olen ise 3 lapse ema ja võin öelda, et väga paljud need sellised enamlevinud lastemured olen oma laste peal kõik kenasti üle elanud, näinud, kogenud, pead valutanud ja ema südant muretsenud, ehk siis midagi ei ole teha ja olen ka sellega jõudnud tegelikult väga palju isiklikult peeglisse vaatamiseni. Ehk siis täna ma natukene, mida sügavamale me nüüd läheme, siis ma lähen täitsa oma südamesse välja ja räägin sulle väga detailselt lahti oma pere laste põhjal natukene selliseid tervisenäitajaid, mille osas ma palun sinul olla tähelepanelikum ja võib-olla siis nagu mõnes mõttes õppida minu kogemusest ja minu kogemus ei ole miski muu kui minu tee, sinul on oma tee, aga teadlikkus on see, mis meid tegelikult kannab. Ehk siis probleem on selles laiema pildiga, et kui me varem toitusime looduslähedaselt, see tähendab seda, et kasvatasime toitu ise või me saime selle endal nii-öelda üsna lähedusest kellegi abil, oli see siis tore naabritädi turu peal, vanaema maal ja nii edasi, on ju. Ja see tuli kasvanud ilma suure hunniku kunstlike väetisteta, ei kasvanud kartul tollel ajal võib-olla sadadel hektaritel või see nisu ja nii edasi, ei kasutatud glüfosaate sellisel kujul. Et nii-öelda erinevates viljelusetappides ei olnud neid pestitsiide põllu peal nii palju, et siis see toit oli teistsugune, et rohi oli rohelisem ja päike paistis soojemalt. Ehk siis toit oli toitainerikkam, ta oli tihedam ja see toitaine tiheduse kohta öeldakse isegi kuni nii palju välja, et kui 100 aastat tagasi söödi üks kapsapea, siis selleks, et me täna sama palju toitaineid saaks sealt, kui tollal saadi, siis tuleks täna neid süüa 5. Aga pean sind kurvastama, et nii palju, kui mina nahateemadega nagu klientidega ja toitumise teemal nõustamisi teen, siis kahjuks ei sööda meil tänapäeval ei ühtegi kapsapead. Et äärmisel juhul mõni viilakas seda Hispaania kurki ja tomatit, võib-olla veidi paprikat ka omleti kõrvale, salatileht ja sellega kipub väga paljudel selline värske ja mõnusa toidu pilt nagu nii-öelda piirduma. Ehk siis, kui mul on siin selline ilus köögiviljakas pilt näha, et kui palju nendest on sinu toidulaual pidevalt regulaarselt olemas. Noh, mina võin seda pilti vaadates öelda, et noh, ega siin üle paari päeva toiduvaru küll ei ole, et eriti kui sul on nagu suurem pere on ju, et kui see meenutab rohkem nagu sinu üle talve elamise varusid värskuse mõttes, siis tegelikult see on probleemi koht. Et väga palju on toidulaual toodetud toitu ehk siis sellist moodsa sõnaga ultratöödeldud toitu, mille välimus ei meenuta või ei anna aimugi sellest, millega kunagi tegemist siis oli. Palju toitu kasvatataksegi masstootmises ehk siis siin keskel on selline ilusate selliste hallide plönnidega pilt, et tegemist on Hispaania kasvuhoonetega
Kui sa tahad sarnast pilti näha, siis võtta Google Maps lahti, satelliit view ja seal saab seda Hispaania lõunarannikut kenasti vaadata, sisse suumida ja jõuad üsna sarnastele piltidele, nii nagu nad siin välja toodud sulle on. Ehk siis see on elutervest keskkonda hoidvast tootmisest väga-väga kaugel. Sellisel viisil kasvatatud toit, nagu on hea näide siin, need pisikesed puurikesed kanadega, kõik toitained, ära kooritud riisid, jahud on ju, valged suhkrud, kõik see on vähe toitaineid, palju üleliigseid tühjasid kaloreid, vähe kiudaineid, mis on meie soolestiku mikrobiomi aluseks, mis nahateemade puhul ja üldse terviseteemade puhul naiste hormonaalse tasakaalu taastumise koha pealt, eriti peale sünnitusi on ju rasedusi, kus kogu see sisikond on nagunii olnud pea peale füüsiliselt keeratud, rääkimata siis nüüd veel see lugu, et mis seal nagu soolestiku sees toimub, on ju. Ehk siis seda stressi teatud eluperioodidel keha jaoks on rohkem, seda füüsilist poolt, seda hormonaalset tulva, on ju. Ja kui öeldakse, et 70% sinu hormonaalsest tasakaalust sünnib tegelikult läbi soolestiku keskkonna, siis anna andeks, aga et kui see pilt, kus täna ollakse ja mida kurb on tõdeda, aga mine Rimisse või Prismasse või Selverisse, mis su lemmikkauplus on, vaata inimeste ostukorvidesse, ostukärudesse, mis on need valikud seal, siis kahjuks enamuste puhul peab tõdema, et teadlikkust selle koha pealt, kui palju see, mida sa sööd, mõjutab sinu tervist, eriti veel nende toitainete tasakaalu, mida me peame saama toidust, on toitained, mida meie keha toodab ise, aga on neid, mida me peame saama toidust ja kui neid ei saa või nende tasakaal ei ole keha jaoks optimaalne, siis saab tervisest haigus. Olgu selleks siis nahahaigus või mõni muu tõbi. Et ma palun sind väga, ära alahinda toitumise rolli. Olgu selleks siis peale rasedust nii-öelda välja kukkuvad juuksed, on ju, see on väga sage probleem. Beebide roosad ja nii-öelda ketendavad, punetavad põsed on ju, palju on selliseid psoriaasi, ekseemikoldeid erinevaid. Minu enda esimene laps kasvas üles just nimelt selliste leemendavate põlveõnnade, küünarnukkide, kõrvatagustega, et teadmatus on see, millega sageli võib ka tulla nagu sellist üleelamisi, ütleme niimoodi, neid väljakutseid ja katsumusi, millega sa pead tegelema, et nendel nii-öelda haigustel, mida ma olen nahateemadel olen siin välja toonud, et neil on teaduslikult väga tugev seos toitumise fooniga. Kui me räägime nüüd väikelastest, pisikestest, siis siin ei ole nagu midagi teha, need foonid tulevad kaasemalt. Ehk siis mulle väga meeldis, kui Tiivi enne tõi välja selle, et me saame alguse sisuliselt 2 rakust, mida siis hakatakse ju duplikeerima. On ikka imeline, on ju, millest ta sünnib ja millest ta saab. Aga see, mille baasilt see duplikatsioon nagu käima läheb, see sõltub sellest, milline on see algmaterjal, on ju. Et tahaks nagu öelda, et sellel hetkel, kui läheb juba pere loomise peale see idee nagu pisikenegi seeme, siis tegelikult oleks vaja kogu oma pere nagu see heaolu, tervise aspekt tegelikult võtta nagu kaardi peale ja hakata seda kaardistama, et kas me füüsiliselt oleme valmis tegelikult vanemateks saama. Et kas meie kehas on olemas need materjalid, millest seda last ehitada. Me mõtleme selle peale, et osta talle see emmaljunga käru või osta talle siis see mingisugune soodsam käru või milline võrevoodi või kas ma ostan talle selle tatra madratsi sinna või selle porolon madratsi, on ju. Selle peale me mõtleme, aga selle peale, mille peale füüsiliselt see justkui see beebi valmistatakse, see tegelikult kipub jääma natukene tahaplaanile. Eks siin ole tegemist ennetustööga selles mõttes või sellise mõttelaadi muutmisega ka, et täna väga palju sellist vastutust tervise koha pealt tegelikult on igalühel endal. Loodetavasti see muutub ajas, ehk siis läbi selle, et kasvõi ka see, kui sina täna oled kuulamas seda seminari ja sul tekib tunne, et issakene, aga päriselt, et miks mulle siis seda juba seal ämmaemade vastuvõtul ei räägitud, kui ma läksin esimest korda sinna, siis me kõik õpime. Kogu teadus areneb nii kiiresti, ka need tehnoloogiad, millest ma sulle täna rääkisin, need tegelikult ei ole väga kaua olnud nagu analüütika mõttes, et kui palju tuleb uusi teaduslikke uuringuid peale, teadus muutub kogu aeg.
ehk siis, kui minu esimene laps sündis ka 16 aastat juba tagasi, on ju, siis nii-öelda 17 aastat tagasi laias mõttes sain teada, et ma olen beebiootel, et mis analüüsid tehti siis, mis analüüsid võetakse nüüd, on ju, millised nagu võimalused on juurde tekkinud, et oleme tänulikud, et me elame sellisel võimaluste ajastul ja iga uus võimalus, mis tuleb sulle, et sa saaksid paremini aru sellest, kus sa oled ja annab võimalus nagu hinnata oma terviseseisu, et siis see, võtame selle tänutundega vastu, on ju. Et kui ma selle eelneva sellise muutunud toitumise fooni vastu nii-öelda nagu laiema pildi nagu tõmbaks natuke konkreetsemaks, siis peame rääkima natukene toitainete spetsiifilisemalt neist, mis on seotud just põletikuga kehas. Põletikumarkereid on väga erinevaid, perearst mõõdab erinevaid põletikumarkereid, on ju. Ja nüüd on uuemates teaduslikes uuringutes järjest rohkem hakatud välja tooma siis seda oomega 6 ja 3 tasakaalu kui ühte sellist põletiku nii-öelda näitajat. Eriti räägitakse sellest sellises nii-öelda funktsionaalses meditsiinis, mille lugejas, järgijas, uurijas, austaja mina väga olen. Ja siin on nagu selgus on see, et meie keha raku tasandil, kui me räägime sellest algmaterjalist jälle, millest me kõik tuleme, on ju, raku tasandil, meie kehas on miljoneid rakke, siis asendamatud rasvhapped, et oomega 6 ja 3 peab kehas olema 1:1. Uuringutega lubatakse kuni 3:1 ehk siis natukene rohkem võib kehas olla põletikku tekitavaid rasvasid ja natukene vähem siis neid põletikuvastaseid ja keha jaoks on siis ka veel tegelikult toimimine täiesti okei. Ehk siis selline kena roheline optimaalne vahemik. 60ndatel toimus selline tööstusrevolutsioon, hakati rohkem tootma, töötlema, see kõik läks moodsamaks, kiiremaks, võimsamaks ja nii edasi. Sama toimus toiduga ka. Hea näide siin on tänapäeva toidulaual üks väga suur pahalane on gluteen, mille aretamist suuremas mahus samamoodi sellesama tööstuspöördega alustati. Ehk siis see, kui tahaks öelda nagu sai ja morss, millega meie vanaema kasvas ülesse, ei ole sugugi see, mis sai on meil nüüd täna on ju nisuga ehk nisu näiteks toitumise fooni peal on üks tugevamaid soolestikupõletiku tekitajaid. Ja asendamatute rasvhappete koha pealt siis samamoodi 60ndatel see nii-öelda õrn tasakaal, mis keha optimaalseks toimimiseks on vajalik, murdus. Ja tõusuteel on nüüd nii-öelda põletikku tekitavate rasvade osakaal meie toidulaual. Nad tulevad läbi erinevate taimsete õlide, nad tulevad läbi töötlemiste, praadimiste, pakkimiste, nii-öelda tootmisliinide pealt tulevate toitude, et kui sa lähed, vaatad jäätise koostisesse, vaatad ketšupi koostisesse, vaatad majoneesi sisse, vaatad mis iganes kastme, siis seal igal pool on taimsed õlid, vaatad nende moodsate taimsete piimade sisse, igal pool on taimsed õlid sees. Need taimsed õlid kipuvad olema põletikku tekitavad. Et ainuke õli, mis ei ole sellise põletikku tekitava fooniga, on oliiviõli. Avokaadoõli samamoodi on pigem nagu sellise neutraalse mõjuga, et ei ole põletikku tekitav, aga rapsiõlid, palmiõlid ja nii edasi, et need on kõik põletikku tekitavad. Ehk siis esimene samm, mille sa võid siit juba endale kaasa võtta, et kui sa täna valmistad toitu rapsiõliga, päevalilleõliga, siis ole hea, vaheta see välja. Suurepärane valik praadimiseks on keem, mis on selitatud või näiteks kookosrasv talub kõrgemat temperatuuri samamoodi, seda saab ka neutraalse maitsega, ei pea sellist idamaa maitset juurde endal toidule andma, kui ei taha. Et tee see esimene samm kohe ära ja võtad natukene põletikufooni maha. Mis veel põletikku tekitab? Liha, piimatooted, juustutooted ja nii edasi, mis sisaldavad väga tugevalt arahidoonhapet. Arahidoonhappest ma räägin sulle natukene põhjalikumalt veel. Aga kui me oleme ikka veel seal raku tasandil, on ju, need munarakud ja seemnerakud me oleme ikka veel seal väiksel tasandil, siis mis probleem tegelikult on, et kui need asendamatud rasvhapete tasakaal on paigast ära ja kehas on liiga palju põletikku tekitavaid rasvasid, nad teevad rakumembraani, rakuseina, selle kestakese, mis seda rakku ümbritseb, et teda hoida nii-öelda kompaktsena, nagu ta peab olema, jäigaks. Nad ei lase toitaineid läbi, see on nagu kuivanud sidrun ja kui sa tahad sealt nagu midagi, et läbi imenduks, siis võtab see väga kaua aega või ta teeb seda nagu äärmiselt vaevaliselt. Ehk siis need head vitamiinid, see rikkalik, tore nii-öelda toiduvalik, mida sa võib-olla püüad iseendale luua, mida lapsele luua, siis kui ei ole need head rasvad tasakaalus kehas, siis nad ei pääse rakku sisse. Teine teema on see,
et tegelikult on oluline ka jääkainetest puhastumine. Ehk siis rakud on justkui bioloogilised vabrikud, siin toimub kogu aeg millegi ehitamine, valmistamine, sünteesimine, tootmine ja lapse nii-öelda kasvueas on see veel eriti oluline, siis toimub tohutu selline uute rakkude loomine. Kui siin tekib palju sellist jääkmassi, mis välja ei pääse, jääkained ehk siis selline loomulik detoks on ju, kui see ei toimi, siis tegelikult rakkude funktsionaalsus ja uuenemine aeglustub, midagi ei ole teha. Et see toob kaasa nii-öelda aju arengu osas nagu nii-öelda talituse osas nii-öelda vähenemist, juuste tervis kannatab, südametervitus, üleüldse kõikide organite tervitus, sest nii-öelda töövõime väheneb või siis väheneb ka see arenguvõime on ju, rakuline funktsionaalsus, südametegevus vanemaealistel juba on ju, liigese lihasvalud kaasnevad. See kõik on seotud sellise vaikse põletikuga, mida toob kaasa see, kui need rakuseinad ei funktsioneeri nii, nagu peaks. Aga kuidas veenduda, et selline raku ainevahetus toimib, et kui sa saad aru, et okei, toitainet ma ju pean kätte saama, võib-olla oled isegi pidanud oluliseks seda, et toitainet keha kätte saab, äkki sa käid isegi iga aasta perearsti juures ja ütled, et ja võtame kõik analüüsid, vaatame, kas mul on korras, on ju, raud ja D-vitamiin ja sellest teatakse juba väga palju. Võib-olla vaatasid magneesiumeid, asju on ju, et noh, võtsid mingid tsingid on ju, mida vaadatakse naha tervise koha pealt ka üldse naise tervise koha pealt. Käisid, tegid erinevad analüüsid, aga mis siis on, kui ma ütlen sulle praegu seda, et see analüüs võib olla sulle täiesti korras, aga kui see raku ainevahetus ei tööta, siis sinu rakkude jaoks need ained kättesaadavad ei ole ja nad lihtsalt hulbivad nagu niiluse peal ilusad parvekesed seal džunglis on ju või kõrbes ja su keha neid kasutada ei saa, ehk siis su keha on sisuliselt nagu kõrb sellises defitsiidis. Et sellist mikrotasandil põletikku, nagu seda on see oomega-6 ja 3 tasakaalu põletik, mida näitab, kui seda tasakaalu ei ole, seda keha füüsiliselt ei tunne enne, kui on see nii-öelda kumuleerunud kuhugile piirkonda tsooni juba. Olgu selleks siis need valutavad liigesed, olgu see need südame-veresoonkonna probleemid, olgu see lihaste taastumise küsimused, on ju, kes teevad palju treeninguid, märkavad, et lihased ei taastu enam ära ja nii edasi. Et see probleem hakkab valutama alles siis, kui ta on juba nagu laienenud. Ehk siis raku tasandil sa ei tunne, aga kehas üldiselt, kui ta kumuleerub, hakkad tundma mingi haiguse, mingi tõve, mingi vaevusena. Lahendus on testi. Tegemist on tõelise teadusinnovatsiooniga. Ehk siis sul on võimalik tegelikult oma raku tervist analüüsida ja selleks on imelihtne kuivveretest, mida on võimalik ka kodus ise teha. See ei eelda mingisugust meditsiinikabineti külastust, ei SYNLABi, ei Confidot, ei perearsti täna, et saad seda täiesti rahulikult nii-öelda ise analüüsida. nüüd on see hetk, et kus mina ootan et näiteks pilti ka, aga ilmselt ma räägin sellest niisama praegu, sellepärast et tegemist on sellise pisikese karbikesega testiga, balance testiga ehk siis tasakaalutestiga. Täpselt selline karbikene ongi vajalik selleks, et seda testi ise teha. Seda saab kodus teha, mitte mingisugust nii-öelda laborivarustust ta ei vaja sinu poolt, kui sa tahad seda testi teha. Küll aga, mida see test siis tegelikult näitab? See test näitab sinu 120 päeva toitumise analüüsi. Miks 120 päeva? Sellepärast, et vererakkude eluiga on 4 kuud. Ehk siis iga 4 kuu tagant on sul võimalus hinnata, et kas sinu viimase nii-öelda siis selle verevahetuse tsükli ajal tehtud toitumismuutused kannavad ka vilja. Ehk siis kui seni paljude toidulisandite võtmisel, paljude selliste toitainete tasakaalude seisukohast vaadati, et on nagu selline nagu mõista, et mis tunne on, et kas sul on tunne, et on midagi puudu, on ju, mingit sümptomaatikaid otsid taga või sa siis lihtsalt tead, ahah, et D-vitamiini peab võtma R-tähega 6, on ju. See on selline nagu vanarahva see juba nagu mõnes mõttes, et kas see tegelikult vastab sellisele füsioloogilisele vajadusele, on ju, et noh, ma ei tea, et vanasti oli igasuguseid soovitusi nende Jaani ussikestega endale kaaslase leidmiseks ja nii edasi, kas see läheb nagu sellesse kategooriasse, et R-tähes võtta D-vitamiini või on mingeid muid nagu paremaid lähenemisi. Mina olen isiklikult väga teadususku selles mõttes, et teaduslikud uuringud, teaduslikud katsed, kontrollitavus, et miski toimib, on väga-väga oluline.
ehk siis selline lihtne 2 veretäpikesega test, tegemist on kuivveretestiga, mida analüüsitakse siis Norras Vitase laboris, mis on üks maailma juhtivaid kuivveretestide tegijaid. Teeb koostööd väga paljude suurte uurimiskeskuste ja ülikoolidega maailmas. Ja selleks, et seda testi sinna saata, on selle testi pakendis siis kenasti ümbrik olemas, kuhu testikene panna, kuhu see ära saata. Ja mis on nagu positiivne selle testi juures on see, et ega sa sealt ei saa nüüd lihtsalt vastust, et jah või ei. Sa saad tegelikult sealt midagi palju-palju enamat, et sa saad sealt tegelikult digitaalsel kujul 20 A4 lehekülge eesti keeles väga põhjaliku nii-öelda inimlikult selgitatud analüüsi vastuse koos toitumissoovitustega, lahtiselgitustega, kust kohast, millistest toitudest tulevad missugused mõjud ja kuidas sa saaksid, mida sa peaksid siis rohkem sööma, mida vähem. Mina isiklikult olen selle testi teinud ja tegin selle testi siis eelmise aasta novembris, 2023 november, siis üle-eelmine aasta. Ja võin kenasti öelda, et see pilt, mis mulle sealt see 21 põletikku optimaalne raku tasandil on 1:1 ehk siis kehas on 20 korda rohkem põletikku, kui raku tasandil peaks tegelikult olema või DNA tasandil. See on natuke ehmatav, eriti kui sa ise oled mahetalu perenaine, vead eest väga palju toitumise ja heaolu teemalisi asju. Ma olen olnud 15+ aastat ilumaailmas, heaolumaailmas, nii-öelda rääkinud oma klientidele, kuidas teha õigesti. Ja siis sellist analüüsi tehes ma näen, et tegelikult on see peenhäälestamine vahest isegi olulisem kui mingi laia pildiga lihtsalt suvaliselt mingite asjade sissevõtmine. On ju, et see taktika, et mul juuksed langevad välja, võtan biotiini. On ju, mis on lihtsalt üks B-grupi vitamiin. Lihtsalt, et sa teaksid toitumise aspekti koha pealt B-grupi vitamiine ei võeta kunagi üksi. Ei võeta ühtegi B-vitamiini üksi. B-vitamiini grupid käivad koos. Neil on väga palju sünergistilisi selliseid nagu imendumise funktsionaalsusi, ehk siis ta tahab nagu sellist sünergiat toimeainete põhiselt nagu niiviisi. Ehk siis biotiin ei päästa su juuste väljalangemist või su hapreküüsi. Ta natukene võib toetada midagi, aga tegelikult keha vajab palju rohkem tervikumalt aineid. Et see on nagu hea näide sellest, et isegi kui üldpilt võib mõnes mõttes olla nagu hea, siis peenhäälestust võib vajada iga keha. Ehk siis minu puhul näitas see, et minu raku tasandil ainevahetus ei toimi. Minu keha tegelikult ei suuda minu mahetoitu selle headust omastada. Et kõik need head püüdlused, mida ma olen teinud, tegelikult on ainult osaliselt vilja kandnud. See on sama hea nagu sõelaga vee kandmine, on ju, et natukene võib-olla jõuab kohale, kui kiiresti kõnnid, aga suur osa läheb kaotsi. Neid analüüse on tehtud üle maailma üle 1,5 miljoni ja see ei ole Eesti probleem. See ei ole ka Euroopa probleem, see ei ole Aasia probleem, see on globaalne probleem tegelikult ja 97% nendest balance testidest ehk rakutasandi sellise heaolu testidest tulevad tagasi nii, et nad on täispunased. Räägime detailsemalt lastest natukene, et ikkagi laste ja nii-öelda emade nii-öelda seminar on ju, minust kui emast ma natukene rääkisin, on ju, koputasin südametunnistusele sulle ka. Et see on miski, mida sa ei tunne, mis ei paista välja. Kui ma räägin sulle nüüd detailsemalt lahti ühe lapse terviseanalüüsi, siis sa näed seal mõjude all kindlasti asju, kus sa võid äratundmist olla ja see on okei. Luba endal ära tunda ja ära tunne sellepärast süüd, sellepärast, et see teadlikkus siin täna nagu sellises massiteadmises on veel nii väike, et sa ei saanudki seda teada. Kunagi soovitati rasedatele, kui sigaretid tulid ka suitsetamist, soovitati, ma ei tea, mis iganes asju on soovitatud niimoodi, noh nagu kunagi, kui asjad tulevad välja, siis saadakse teada pikaajalised mõjud ja siis tehakse soovitused ümber. On muudetud päevaste kaloraažide norme, nagu niimoodi palju inimesi, on muudetud toidupüramiidi 10 kordi, kuhu, et mida peaks rohkem tarbima ja mida vähem. Teadus areneb kogu aeg ja kui sa täna saad teada, et midagi peaks olema teistmoodi, siis reageeri sellele, tegutse vastavalt. Siin on siis minu poja analüüs tegelikult ja 5-aastasena sai see nüüd tehtud. Seesama väike veretäpikene nii-öelda võetud näpu otsast ja näitas see seda tegelikult, et tema kehas, selles pisikeses armsas nunnus poisikeses oli 24 korda põletikku rohkem, kui peaks olema. Suure tõenäosusega ta on selle fooniga üles kasvanudki, mille osas minul isiklikult on ääretult kahju. Ma tahaks loota, et raseduse ajal ta oli natuke teise fooniga,
sellepärast et see poiss on üles kasvanud kalaallergiaga ja meie peres ei ole olnud kala sellest hetkest, kui ma teadsin, et ta on kalaallergik. Kahjuks ei olnud minu teadlikkus ka nii kaugel, et ma teaks seda, et kui sa oled kalaallergik, siis kalaõli vastu sul allergiat tegelikult ei ole, vaid sul on kalavalgu vastu allergia. Kehal on immuunreaktsioonid tavaliselt valkudega seoses, nisuga seoses gluteenivalguga on ju, lihadega seotud lihavalkudega erinevatega, piimaga on seotud piimavalgu ehk kaseiiniga, enamasti probleem mitte laktoosiga, mida arvatakse, et kui räägitakse piimatalumatusest midagi, mõeldakse kohe, okei, et ma võin laktoosivaba toodet võtta. Ei, sa pead vaatama kaseinivaba, aga sellist pole olemas kahjuks. et on inimesi ka, kellel võib laktoositalumatus olla, aga see on teine teema täiesti, see on suhkrutalumatus on ju, laktoos on suhkur. Aga millega see siis seotud on tegelikult, on see, et omega-3 rasvhapete indeks näitab seda, et on tegelikult väga suur soodumus elustiilihaigustele. Vanemas eas toob siit välja juba veresuhkru teemad, kõrgvererõhu teemad, siin on sees erinevad pikaajaliste liigespõletike teemad, vaimne jõud, sellepärast et asendamatud rasvhaped, mille analüüs see on väga tugevalt seotud ajuga. Loote arengu nii-öelda arenguetapis on kuni 40% ajumembraani koostisest just nimelt TH ehk siis üks omega-3-dest, 40%. Ja kui seda ei ole, siis huvitav, millest see valmis tehakse. Keha on ülim nagu kombineerija, ta leiab nagu asendusfunktsioone nii-öelda. See on umbes see, et kui sul tervet nagu ust ei ole, et siis paned parasjagu, lööd lippidest kokku mingisuguse asja, on ju. Aga kas see nagu funktsioneerib nii nagu korralik turvauks või soojustatud uks? No ilmselt mitte, on ju. Ehk rakumembraani voolavus on nüüd see, mis on toitainete omastamine. Ehk siis see, et kui su laps niigi sööb kehvasti, ta on väga valikuline toituja ja kui ta sealt ka tegelikult neid nii-öelda toitaineid kätte ei saa, mida ta keha vajab, siis anna andeks, töö on tellija materjalis selle maja ehitus. Korraliku maja saab ikkagi ehitus, saab alguse korralikest nagu ehitusmaterjalide, korralikest kividest. Et siin on nagu see küsimus, et kui on laps nagu väga valikuline toituja, et kust see tervis tal siis tuleb, kui keha toitaineid omastada ei suuda. Eraldi näitaja on siis arahhidoonhappeindeks. Arahhidoonhappeindeks, nagu ma enne ütlesin, on seotud loomsete toitudega ehk siis liha, muna, piimatooted ja nii edasi. Ja omega-6 on just nimelt arahhidoonhappe üks neist, mis on kõige enam teaduslike uuringutega uuritud ja just seoses tema sellist põletikku tekitava fooniga. Küll aga arahhidoonhappe indeksi osas ei ole nagu seda ka, et ma peaks nüüd ta täiesti vältima, et tegelikult keha jaoks on ka see omega-6 vajalik nagu funktsionaalsuse mõttes. Tal on oma optimaalne vahemik, palju ta peaks keha jaoks olema toitainena. Probleem on täna selles, et me saame teda liiga palju. Liiga palju, optimaalsusest oleme kaugele läinud. Teda on kehal vaja, nii põletiku tekitajad kui ka põletiku mahavõtjad, kõike on vaja. Põletiku tekitajat on vaja selleks, et saada jagu erinevatest äkilistest nii-öelda kasvõi vigastumistest, sest põletik on see, mis aktiveerib paranemise näiteks, on ju. Vaatame nüüd analüüsi täpsemalt, mida analüüs nagu tegelikult näitab. Laias laastus külastunud rasvade osas lapsel ei ole ületarbimist. Ma ei pea muretsema selle pärast, et ta liiga palju, ma ei tea, võid sööks või, on ju, et või juustu või mingit sellist asja, seda poolt võib-olla siit ei jookse välja või väga pekiliha või liiga palju, midagi, et üsna optimaalne omega-9 rasva, väga hästi, 0 on ju, ülekaalu ei ole. Omega-6 nüüd arahhidoonhape siin tegela on natukene üle, on ju, arahhidoonhapet veidi rohkem üle. Küll aga, mis on täielisti nagu puudu, on tegelikult omega rasvhapete grupid on siin täiesti miinuses. Ja ühesõnaga, kui see siin on nagu kergemini korrigeeritav, siis see siin miinus, et mida kõike mõjutab see üks EPA, on ju, eelkõige mõjutab ta aju. Kui palju täna räägitakse lastel keskendumishäiretest, ATH sellistest tunnustest, on ju. Nii-öelda aeglased õpiomadused on ju, et ta ei suuda õppida hästi, keskendumise teemad on, käitumisprobleemid, sellised nutisõltuvus on ju, et kui palju võib siin taga olla hoopis selles nutiteemades nagu seda, et tegelikult lapsel ongi emotsionaalselt juba, ta on ebastabiilne seoses sellega, et ta keha tasakaal on paigast ära. Ja kui me liidame veel siia juurde niivõrd aju stimuleeriva sinise valguse sellise, mis kogu aeg ütleb ajule, et tere hommikust, tere hommikust, tere hommikust ja kütab üles seda aju. Et millised on need nagu koosmõjud tegelikult, kui keha ise on habras ja me paneme talle neid stimulante peale. Täiskasvanud inimesed käituvad stimulantidega, teevad samu asju, kofeiin, energiajoogid, alkohol on ju, millega me ennast tuimestame ja nagu kõigutame kogu aeg nagu justkui mingitesse suundadesse. Immuunsüsteemi teemad on väga-väga oluline aspekt, ehk siis
kui rakutervis ja ainevahetus ei toimi, siis tegelikult on rohkem haigestumisi. Nahateemad, dermatiidid, ekseemid, nahakuivused, lõhenemised, ketendamised, sellised probleemid on kõik süvenenud siis, kui on keha ebadefitsiidis. Põletikulised reaktsioonid, allergilised reaktsioonid. Allergiad ja nahaprobleemid käivad sageli käsikäes. Nagu niiviisi. Lihtsalt on see, et kust kellel mis asi välja lööb ja mis hetkel ta välja lööb, kuhu. On ju? Ma ei ütleks seda, et kui me räägime kahest allergilisest reaktsioonist, üks lööb naha peale välja ja teisel lööb hoopis hingamisteedesse edasi kopsu ja lööb astma suunale nagu niiviisi. Et kumb nagu lihtsam on nagu niiviisi tegeleda. Et mõlemad on väga ekstreemsed asjad. Ja samamoodi mõlemad on ülitihedalt seotud just nimelt selle põletikuvastaste nagu rasvadega. Seedetrakti teemad, et lastel samamoodi, emadel samamoodi nagu niiviisi tegelikult. Minu enda näitaja esimesel testil oli sama –83% siin. Et väga palju on seedeteemasid, puhitusi, ootamatuid selliseid toidutalumatusi, et varem sain süüa, enam ei saa mingeid asju. Kord on kõht kinni nagu telliskive käid kakamas ja teine hetk on vesi lahti nagu vesi on ja aru ei saa nagu niiviisi, et mingeid seoseid ei oska märgata, et kord on nii, kord on naa. Südame-veresoonkonna teemad niiviisi, et ehk siis siin on tegelikult see koht, kus see laps kasvab, et kus ta paneb tegelikult oma pikaajalise nagu elundkondade funktsionaalsuse nagu aluse. See laps kasvab nagu iga ööga kasvab nagu sulle sentimeetri juurde, on ju. Sa tead küll seda tunnet, kui paned lapsele jälle, tahad pükse jalga panna ja siis tuleb välja, et ta on nendest nagu nii palju välja kasvanud, on ju. Et kellel on lapsed natukene vanemad, siis teavad ise, et kui kevadel võtad jalast ära ja siis sügisel jalga paned, et siis nagu võimatu, et kui palju on nagu seda riiete teemat tegelikult. Lihaste kasv, eriti kellel on trennilapsed, kipuvad need näitajad olema kõige kehvemad. Miks? Sellepärast, et seal on seda raku uuenemist, rakkude lõhkumist lihastreeningutel üldse väga palju. Ja see mõjutab tegelikult ka sellist füüsilist võimekust üldse nagu arengut, nagu lihase arengut, et kui on eesmärk, et näiteks noor või laps teeks nagu sportlikku karjääri või tütarlapsed väga head sellist painduvusi ja asju, et see kõik on seotud tegelikult selle EPA-ga ka. Lisaks, kui me vaatame EPA poolt siit ja TEPA poolt, mis mõjutab natukene rohkem nägemist, ajutervist, närvisüsteemi poolt, on ju, nagu ütlesin, 40% aju siis nii-öelda membraani, siis seinte nii-öelda rasvhapetest tegelikult on TH. Ehk siis see on nagu miski, millele võib-olla tähelepanu ei osata pöörata, et kui on tegelikult muresid lapse meeleoluga, stressiga, ärevusega, käitumisega, et lähed järjekordsele arenguvestlusele on ju ja seal tuuakse välja see, et laps ei suuda paigal istuda asju, et keskendumise asjad võivad olla nagu nii lihtsa vastuse taga. Nad ei pruugi olla. Ei pruugi. See ei ole nagu niimoodi, et et nii ja nii, et see võrdub. Aga kui on teada, et näiteks selle nii-öelda 1,5 miljoni nagu testi baasi pealt, et lapsed on kõige keerulisemas seisus, siis 15-aastane test, 15-aastase test on täpselt samamoodi 25 ühele väljas, nii-öelda normist võin jagada need suurema lapse testi. 13-aastane tütarlaps, 30 korda peaaegu, 29 ühele on kehas rohkem põletikku. 13-aastane tütarlaps on tütarlaps, kellel on äsja alanud naiseks saamise kunst, võiks öelda, on ju, et tema seksuaalne viljakus on see hetk, kus see hetkel nagu hakkab nagu puhkema. Et kui palju tema keha vajab nagu rakuliselt seda tasakaalu toetuspunkti, kus ta iga kuu hakkab ka nii-öelda justkui vererakke kaotama veel isegi on ju ja nii edasi, et kui palju sellist taastootmist peab siin olema, et ja kui kerge seda on siis kõike teha, kui ta on sellises põletikufoonis. Ehk siis need pildid siin ei ole sugugi haruldased, sellepärast et on olemas ka siis selline globaalne statistika. Jagas seda minule doktor Colin Robertson, kes on selle balance testi ja ettevõtte, kes selle välja töötas, tootearenduse nii-öelda juht. Tegemist on toitumisteadlasega, kes osaleb näiteks sportlaste olümpial ettevalmistamise treeningkomisjonides just nimelt selliste toitumispeenhäälestamistega, mis tähendab seda, et kuidas rakulise funktsionaalsusega mõjutada inimese füüsilist võimekust nagu peensuseni välja. Ehk siis seal on nagu iga milligramm elus nii-öelda kaalutud ja teatud. Ehk siis, kui siin vaadata esimest tulpa, kus on tehtud veretestide statistika erinevate vanusegruppide lõikes, mis näitab seda, et tegelikult need alla 10-aastased lapsed on testides kõige kehvemas kohas. Siin on kindlasti rolli samamoodi nagu minu testis on see, et mingid toitumisharjumused on ju.
ei teata veel nii palju, et seda nii-öelda, et lastele tuleks kas ikkagi iga päev kala toita, iga päev, mitte 2 korda nädalas, 1 korra nädalas. Need kasvanduste lõhed ja forellid, eriti need suurkasvanduste omad, need ei ole toitumise koha pealt nii hea asendamatute oomega nagu sisaldustega, kui on vabakasvatuse nii-öelda kalad. Ehk siis siin tulevad need puudujäägi mustrid sisse. Siin on nüüd esimene tulp siis see, kes ei ole kasutanud mitte mingisuguseid oomega lisandeid. Esimene test, nad on lihtsalt tavatoitumise peal, nagu üks keskmine eestlane või üle keskmine inimene maailmas. Ja testid näitavad seda, et inimesed on kõik rängas puuduses. Mida vanemaks saavad, natukene on tendents paremuse poole. Ilmselt on see, et noorem generatsioon tarvitab rohkem töödeldud toitusid. Lihtsalt see on, et vanematel inimestel on harjumus natukene nii-öelda ise võib-olla rohkem toitu teha lihtsamalt. Võib-olla pensionäridel tuleb siin rahaline aspekt ka juurde, et noh, et ongi see kapsaskaalikas ja liha on kõige odavam, on ju, et muid asju tarvitatakse vähem. Teine tulp on see, mis teeb mind väga kurvaks. Ehk siis, kui kasutatakse toidulisandeid, teatakse, et on oluline tarvitada ja keha toetada, olgu selleks siis D-vitamiin või mis iganes muu asi, on ju, siis need testid ei ole sugugi palju paremad kui need testid, mis toidulisandeid üldse ei kasutata. Ehk siis testimispõhine toitumise nagu jälgimine on miski, mis kindlasti on väga revolutsiooniline, innovaatiline ja maailma muutev lähenemine. Ehk siis, kui sa täna kasutad toidulisandit ja võtad ka kalaõli mingisugust, siis kui see ei ole nüüd balance oil, siis suure tõenäosusega seda asendamatute rasvhapete testi on ju, seda balance testi tulemuste koha pealt sa võid siit ise nii-öelda umbes vaadata, kus sa võid olla. See ei pruugi nii olla, on ju, see on mingisugune keskmine statistika. Keskmine tähendab seda, et paljudel on sellest palju hullemat. On neid, kellel on ka väga hea, aga see on keskmine, on ju. Ja keskmine inimene tavaliselt kipub sinna keskmisesse ikkagi kukkuma või sinna lähedale. Midagi ei ole teha. Positiivne on see, et balance oili ehk siis selle balance testiga koos käiva sellise kontseptsiooni nii-öelda testime, toetame, testime, kontrollime ja toetame. Nii-öelda teine pool ongi see balance oil, mida ma sulle kohe ka tutvustan lähemalt. Ja selle kasutamisel tegelikult 4 kuu möödudes on põhimõtteliselt kõikide, sõltumata sellest siis, kus nad alustasid keha selle nii-öelda rakku ainevahetuse toimimiseks vajalik rasvade tasakaal kehas paigas, mis on nagu ülioluline selleks, et sa sellest samast Caesari salatist või hautisest, mis sa teed või lihast, mis sa sööd, et sa saaks need vajalikud toitained kätte, on ju. Mida siis ette võtta? Mainisin balance oili natukene ja tegelikult ei ole siis tegemist lihtsalt mingisuguse kalaõliga. See on midagi palju enamat ja küsimus on just nimelt nendes polüfenoolides. Ehk siis, kui on tehtud innovatsioon ja on välja töötatud selline teaduslik test, millega on võimalik kindlaks teha, missugune on sinu raku tervis, siis on välja töötatud sellele nii-öelda toetusena juurde ka siis see nii-öelda tasakaaluõli ja selle teeb just unikaalseks see oliiviõli, mis on siia koostisesse pandud. Võib ju mõelda, et mida see oliiviõli ikkagi teeb, aga oliiviõli tegelikult on ääretult rikas polüfenoolide poolest ja need polüfenoolid on miski, mis tegelikult reaalselt siis hoolitseb selle eest, et see õli oleks värske, kui ta jõuab rakkudeni ja et ta oleks bioaktiivne. Ehk siis ta elustab selle kalaõli sellisele kujule, et ta on rakkudele omastatav, et rakud saavad seda nii-öelda kergelt kätte. Isegi oma selles kuivanud nii-öelda kinni kuivanud olekus, et nad omastavad seda hästi. Mis teeb ta teistsuguseks on, üks on see polüfenoolid, miks ta tegelikult nagu 4 kuuga päriselt raku tasandil muutusi teeb, see on teaduslikult nii-öelda koostisena nii-öelda innovatsioonina välja töötatud sellise valemiga. Teine asi on see, et teda tuleb manustada kehakaalu järgi. Ehk siis lastele kuni 10 aastat 0,2 milliliitrit kehakaalu kohta. Alates 10 eluaastast või 40 kilosest kehakaalust siis 0,15 milliliitrit kehakaalu kohta, täiskasvanutel on seesama norm. Ja rasedad imetamisel ja väga aktiivselt sporti tehes, ehk siis selline, ütleme 4-5 korda nädalas trenni tehes peaks see norm olema 0,2 korda kehakaalu kohta. Ehk siis sisuliselt selline 60, 70, ütleme 70 kilone meesterahvas, naisterahvas vahet ei ole, on 1 kuuga siis tarvitab 1 pudeli tegelikult. Laste puhul kestab kauemgi. Miks on ta nii eriline? Siin tegelikult on ikkagi see EPA-de ja DHA-de sisaldus, et ole hea, kui sa täna võtad nüüd mingisugust oomega lisandit, siis vaata palun seal purgi peal, palju sul seda EPA-t ja DHA-t seal sees on. Sest need EPA ja DHA on nüüd need, mis loevad.
Ehk siis kui me vaatame lihtsalt neid oomega-3 rasvhappeid, neid võib olla seal väga-väga palju. Näiteks siin on ka laiemas laastus kalaõli on siin täiskasvanu ühes portsu sees 6600 milligrammi. Üle 6, peaaegu 7 grammi on ju, aga sellest neid põhilisi toimeaineid on 2 grammi. Ja vaat see 2 grammi on nüüd magic. See on see maagiline punkt EPA-l ja DHA-l just, mitte lihtsalt kalaõlil, vaid EPA-l ja DHA-l toimeaineliselt, mis hakkavad tegelikult kehas raku tasandil muutusi tooma. Oluline on see, et ta on tehtud väikestest kaladest, mitte suurtest kaladest, anšoovised, sardiinid ja makrellid on ju. Siin on lisatud looduslikku D-vitamiini, siin on E-vitamiin sees, mis samamoodi on rakumembraani pehmendaja, ta on rakumembraani koostises, väga tugev nahapehmendaja ka kusjuures, mis on seotud ja see kaalu ja vanuse põhiline manustamine on ju. Südame-veresoonkonnaga on see seotud, see on oluline selle jaoks, et kui on vanem nii-öelda emana soovid, et hoida nagu nii-öelda niipidi tervist. Kellel on vererõhu teemad, siis teaduslikud uuringud ütlevad, et 3000 milligrammi EPA-t ja DHA-t peaks võtma tegelikult igapäevaselt. Silmade tervise hoidmise jaoks täiskasvanud inimesel on vaja 700 milligrammi DHA-t. See on siin selles annuses põhimõtteliselt olemas. Ehk siis see on nagu see aspekt, mis on hästi oluline. Et vaata palun, palju on sinu praeguses kalaõlis nii-öelda seda päriselt seda sisaldust ja kui seda on seal tõesti 150 grammi või 250 milligrammi, siis tea seda, et 2000 milligrammi on keskmiselt see, mida tegelikult sinu keha vajab. Ja need ei ole tegelikult, tahaks nagu öelda sellised nalja nagu aspektid või sellised lihtsalt natukene, et noh, et natuke oluline, vaid tegelikult siia nüüd on välja toodud sellised kõik need olulised tervisealased aspektid, mida siis Euroopa Komisjoni enda poolt on lubatud selle toote kohta öelda, arvestades seda toimeainete sisaldust. Ehk siis, kui sa siit nagu hakkad neid järjest nagu lugema, on ju, siis tegelikult tuleb välja, et ma võiks selle kokku võtta, et see ongi tervis tegelikult. Et siin on toitainete imendumisi, siin on lihaste talitlusi, kolesteroolitaset, siin on rakkude jagunemist, uuenemist, on ju, südametalitlus, ajutalitlus, nägemine, luude struktuur on ju, laste, beebide areng on ju, normaalne nägemine on ju, silmade areng, aju areng. Et need on üliolulised aspektid, mida teada. Ja võib-olla oluline on juures ka see, et tegelikult vanus ei loe. Ehk siis siin ei ole küsimus selles, et kuigi siin see tänane seminar on justkui natukene selline laste ja noorte võib-olla või emade fookusega, ütleme siis selline, et väikelapse teemad, et siis tegelikult sellest hetkest, kui see väike laps on ju imik on ju, beebi, väikelaps, kuidas me iganes teda nüüd maimikuks nimetame, on ju, et sellel hetkel, kui ta rinnapiima ei saa, siis tegelikult tuleb hoolitseda selle eest, et tema toidulaual oleks siis need asendamatud rasvhapped, mida ta ise ei suuda füüsiliselt toota. Olgu selleks siis kalaõli, olgu selleks siis kala on ju, vastavalt sellele, kus ta siis selles vanuse aspektis nagu on ju, mis toidulauale tuuakse. Kuni siis kõrge elueani välja tegelikult, et absoluutselt kõik, kes on elusad ja kellel on rakud, on tegelikult seda vaja. Et nahateemade osas mul ei ole siin jagada sulle nii-öelda pisikeste beebikeste pilte kahjuks, aga nahaprobleemid ei sõltu tegelikult vanusest, on ju, et kui me näeme siin punetusdefooni, ekseemidefoone ja asju, siis tegelikult need on kehasisesed teemad ja neid kõiki asju on võimalik saada korda, kui hakata nendega nii-öelda teadlikult tegelema ja keha toitainelise tasakaalu toetused, muutused on ju, punetused, põletikulised sügelused, punnid on ju, ketendused, laigud, need kõik on võimalik saada korda, kui minna keha toitainete tasakaalu paika ajama. Ehk siis sõltumata sellest, et on sul siis täna lapsega nii-öelda, kui sa kuulama seda tulid, mõni nahamure on ju, või sa tahtsid üldiselt teada nagu, kuidas seda lapse ja iseenda nagu tervist hoida, siis tegelikult mida teadlikum sa oled nendest aspektidest, et kuidas siis ennast toetada, siis tegelikult seda kiiremini on sul võimalus oma need asjad korda saada, on ju. Ehk siis praegu nüüd on see ilus koht, kus küsida küsimusi ja oleme siin sinu jaoks ilusti-kenasti olemas. Paneme aga